palverändurite maja kujundamisel mõjutas nii mind kui ka tegelikult tegemist on meeskonnatööga, kõiki meid kindlasti see asukoht. Tegemist on Lõuna-Eestiga, mis Tallinna inimesele on juba natuke eksootiline, kes siia kanti ei satu. Ja muidugi see koht siis lokaalsemalt ise, et selle hoone asumine palverännu asukohas, vanas Vastseliina piiskopi linnuses, väga kaunis jõeorus. Nii et siin on sellised kultuuriline taust kui ka see looduskontekst väga suurteks mõjutajateks. The project was a very totality of architecture, from the placing in the landscape to the outer form and the materiality in the connection to the historic castle, down to very small details, like even the hooks where you hang your jacket. It managed to be a modern building with materials and forms, but at the same time being somehow medieval also. Tegemist on kahekordse hoonega, kuid vaadates siit linnusesiselt platsilt seda, siis on näha vaid üks korrus. Seetõttu, et maja on süvistatud või uputatud sellesse nõlva. Hoone loomisel need vaated on väga olulised olnud just välis- ja siseruumi seose pärast ja antud asukohas ongi siis kõige suurejoonelisem see vaade sellele oja orule ja olles tegelikult selle hoone konsooli peal, siis selline lähteidee oligi selline orus või oru kohal pea et hõljuv selline vaatepositsioon. Tihti ekspositsiooni või ruumides üritatakse eraldada sise- ja välisruumi, et keskenduda ainult ekspositsioonile. Siin see tundus pigem vastupidi, et me peame ikkagi ühendama sise- ja välisruumi. Et siin on tegemist väga tugeva tervikuga, et see linnus ikkagi on nii erilise koha peal ja see linnus ise tuleb läbi akenda nagu hoonesse sisse, tuletas meelde, et milleks see hoone on loodud siia või millest ta räägib. What I liked in general about the building was the fact that the architecture stays in the background and doesn't jump on your face, so it lets the visitor become aware of the medieval artifacts and smells even, and can touch the things and even take a bath. It's very hard to describe because architecture is a kind of a total atmosphere when you are inside it. So that's how I felt, that I'm inside a modern building, but somehow I'm traveling in history. Ma käisin koolis vanalinnas ja ma käisin mööda ühest uksest aastaid, kuid peale remonti avastati selle uksekäigu seina seest üks trepp ja see motiiv on mulle väga meelde jäänud ja mind selles mõttes mõjutanud ja inspireerinud ka selle hoone puhul, et seinad, mis täna tihti moodsas ehituses on väga õhukesed, enam ei peida enda sees selliseid väikseid üllatusi, mida on võimalik leida vanemate hoonete puhul, kus seinad on nii paksud, et sinna võib ka väikse salakäigu või trepi rajada. What's happening these days, which is very clear, is that architecture does become, and our culture does become a little bit more similar everywhere in the world. So we are very interconnected. So I would be a little bit
serious about the site specificity of the architecture, that it really follows a little bit the local materials and tradition and climate and these kind of things, because it's about diversity of architecture and our own species. In this sense, I think the winner does take care of the local tradition, if you want to use that word, but takes it further. So that's very good.